mõistus ei saa aru mõnikord, ta võtab nagu vastu teoorias, aga ega mõistus ei saa seda sügavalt aru, kui öeldakse, et pühakirjades, et me oleme kõik sellises uneseisundis või surnud või mis mõttes, et ma ju elan, eks ju, ma mõtlen, eks ju, ma kogen läbi oma viie meele. Elu on minu ümber, ma tunnen, et mina hingan. Et mis mõttes see nagu unenägu või ma saan aru küll, et niimoodi hakkad teoorias mõtlema, et on nagu erinevad unenäod, et unenäos elad mõnikord rohkem asju üle mõne elamuse, kui on ilmsi. Näiteks täna öösel ma nägin ka maailma lõpu unenägu. Et reaalselt ma elasin nagu hingelävel üle, et need on kõik nagu selles maailmas. Selline olelushoidlus, et ma ei tea, võib-olla homme on kõik, eks. See on huvitav tunne, mida niimoodi selles ärkvelolekul, selles unenäos ma ei tunne, et nagu erinevad nagu emotsioonid ja kus on siis need sügavad ja õiged emotsioonid, kui sa ei saa ju öelda, et unenäos ma kogesin midagi, et see oli ju illusioon, sest ta oli ju kogetult isegi võimsam kui see, mis ma siin selles kehas kogen. Mõnikord vaatad filmi, saad sealt nii suured emotsioonid, mis sa ei olegi ise kogenud. Kui saad vaadates filmi, ka nagu illusioon. Et erinevad illusioonid ja kuidas siis nagu enda jaoks kuskilt otsast nagu lahti arutada, et unenägu selles mõttes võib-olla ühest otsast vaadatuna filosofeerides, et ma ei märka või ma ei suuda või ma ei teadusta või ma ei koge seda, et kõik on elus. Ja kogu selle, kas see mateeria või vaim, et selle taga on süsteemi loodusseadused, aga seal on teadlik elus olend, kes on kogu aeg kohal. Nimetan teda jumalaks või universumi teaduseks või Krishnaks, Jehovaks või Allahiks või Taarapidaks või kuidas, ma ei tea, erinevad kultuurid on teda nimetanud, ja et see elu ise, kõik need sündmused, need värgid, lõhnad, mängud, energiat, nad nagu suhtlevad minuga. Ja lõpuks selle taga on see kunstnik, eks ju, see algne allikas. Et seda nagu kogu aeg kogeda, see peaks ju tekitama vaimustuse või sellise seikluse, ekstaatilise õndsuse kohe. Ükskõik, kus sa oled, mis kehas sa oled. Et selle mõttes me magame, et see, mis meile võimaldatakse või kelle osake me oleme, et me ei tea tegelikult, kui rikka isa laps me oleme kristlikus keeles, eks ju. Issand, eks ju, isand, Ishvara sanskriti keeles. Ma olen ära unustanud, me tunneme, et ma olen üksi, ma pean võitlema, olelusvõitlus, hirmud, ekspluateerin ja raban nii palju, kui saan, eks ju, kuidagi ära elada. Et selles mõttes on see nagu unenägu, et me ei usalda, kuna seda elu täiesti, andes oma anded, unistused, lootused, kõik selle algse jumalaga nagu samasse vibratsiooni. Tema ongi selle mitmekesise loonud, et see ongi nagu asja point, et sina oled erinev, mina erinev, kõik elus oled erinevad, eks ju. Et see armastuse mitmekesise mäng saaks toimida. Et küsimus on siis nagu need armastuse seadused. Et kas armastuse seadus on selline, et mina mulle minu, hankara, valeego, eks ju. Ma mängin jumalat ja olen väga ärritunud, kui keegi ei lähe kokku minu kehalise kontseptsiooni meeleliste naudingutega, nende ajutiste valuutadega. Sellest öeldakse, et Korangaga laulab üks jumala kehastuse Jiv Jago Gaurachandra poole, et hing ärka ülesse, hing ärka ülesse. Mis on ekstaatiline reaalsus on siin ja praegu. Et jumal on selles mõttes absoluutne, et tal ei ole, et tal on tähelepanu korraks ära su pealt. Või ta armastab sind värsku vähem. Kuna sa oled nii patuna. Tal nagu sellist asja ei ole, kadedust ja kui sa õpid teda tundma läbi pühakirjade või läbi nende inimeste, kes on teda kogenud.